ma ei tea, kuhu ta pärast jäi, ta andis eeskätt eesti keel oli tema käes ja tema lasi siis teha, mis keegi kavatseb. Ja siis kirjutasin ka ma ei mäleta enam, mis ma kirjutasin, aga mul oli niisugust mitu teed, vähemalt 2 või 3 oli mul ette nähtud. Ja siis oli, mis ma nii nagu mõtlesin, kui rohkem praktiliselt teha, aga siis oli, et kui üks oli nii nagu reaalsete võimalustega, aga teine oli, mis nagu väljas oleks, et see oli sihtis siis kuskile nagu see oli nii nagu ülikooli või nõust, aga see ei olnud nii selgelt piiritatud, aga siis ma tundsin ära, kui ta siis selle kokkuvõtte tegi, et siis ta kiitis nõuksi mehi, kes olid lühidalt kirjutanud ära, et mille peale nad mõtlevad hakata. Nõust järsult, aga siis see, kes oli seal 2-3 peale kirjutanud ja nõust lahtised otsad, et see ei saanud väga palju kiita. Nii et aga ma pean ütlema, kui ma pärast selle jutu peale vahel tagasi mõtlesin, et siis mul see just see, mis ma lahtiseks jätsin selle otsad, see oli selle ma pärast valisin, aga see muidugi ei olnud õieti ka minu valik, et see, kui ma tagasi mõtlen ka, et see talude võimalus asi oli ka sel ajal ikkagi veel väike, et ülikoolis olid ju õppemaksud ja mitte ainult see õppemaks, aga et sa pidid teise ääre elama minema, sul pidi toitumise võimalus olema ja aeg, nii et see teatud kulud olid kaasas. Ja seal oli see siiski, et nüüd see, Loolja või minu Lelle tütar, ta suvitas seal direkti ja siis selle kõrval, et mina täpselt ei tea, aga ma arvan, et see naabri talumehega jutt, et see ei võtnud iialgi nii, et nii nagu ei öeldud ära päris, aga see ei olnud nii nagu päris selge. Mis jutt? Raha laenamise jutt, et see ei olnud ja siis ta nii nagu küsis Loolja käest. Ja tema laenas? Jah, aga see kujunes siis, see oli nii, et tema nii nagu viimaks siis andis nii nagu lubadus, tähendab, et mida, et see ei olnud mitte nii nagu, et ta oleks raha korraga laenanud, aga et ta andis väiksema summa, tähendab, nii nagu kuu kohta, see oli umbes 20 krooni või mida, et sel ajal, aga see oli ja see kestis siis nii nagu ütelda, et paar esimest aastat oli see nii nagu põhi ja pärast ta jätkas seda, siis tuli teise, aga siis ma hakkasin saama nii nagu stipendiumi juurde ja see lahendas siis selle majandusliku tagapõrd. Jah, tähendab sealt ja siis hiljem, kui ma juba assisteniks läksin, see oli kui normaalne aeg läbi oligi, see oli nii nagu, et 3 aastat oli umbes 2,5-3 aastat oli ta nii nagu, et muidu ei oleks see praktiliselt küsimus tulnud ja kui ma tagasi mõtlen, siis nii nagu seda, et ega meil keegi õieti ei saanud, tähendab, et sa võtad, Ivan läks sõjaväkke, tema oli käinud muidugi nüüd ütelda 5-6 aastat ja siis Karla jäi koju ja nüüd aga kes teised said, et nüüd vend läks, need mõlemad vennad, tähendab nii Geeni kui ka Allu, et nad läksid siis selle sõjakooli kaudu. See oli jah, tähendab, et said prii ja siis läksid nii nagu ohvitseride kooli edasi või seal ja siis oli, ütelda, õdedest ei käinud ju, nii vanemad õed, nad käisid nii nagu selle algkooli ja mitte kaugemale. Aga siis nüüd noorem õde õieti tema ei käinud, aga tema käis siis, see oli üks Saku, üks kodumajanduskool, tähendab, käis, kus ta õppis, tähendab. See oli siis 1 aasta, nii et need võimalused ei olnud, tähendab, pere oli suur ja tegid ütleme, et vaesust ei olnud. Aga et sa oleks nii nagu ütleme, et oleks nüüd 2 või 3 tükki ja minul ka, tähendab, ütleme, et see langes nüüd, seal oli ju teatud, et ma sain mõned kroonid ka kodust ja siis ütleme, kus sügisel läksid või kevadel, siis anti moona seal ütleme seasink ja nõukust nii nagu ütleme võid võtsid ja tähendab ja siis võib-olla mõni 10 kroonid tähendab natuke raha ka, aga siis nii et see Kuidas oli esimest korda Tartu tulla? Oli see siis suurlinn? Millal see esimest korda Tartusse läksid? Ja, eks see 26. aasta sügisel võis olla. Kuidas see tundus? Ja, mina ei ostnud, ma arvan, et ma ei ostnud omale isegi mitte seda linnaplaani. Ma hakkasin, võtsin
ühe niisuguse jaama ligidal oli üks 200 meetrit, oli üks niisuguse tubade väljaüürimise koht oli ja siis ma võtsin sinna, panin kohvrid sinna ja siis ma hakkasin käima, ma käisin 3 korda ennem, kui ma jõudsin siis sinna südalinna. Tähendab, enne vaatasin, et läksin tagasi, nii et õppisin selle asja selgeks, väga suuri all, aga siis oli muidugi ju, tähendab, esiteks ma võtsin niisuguse, ütleme lihtsalt öömaja peatus ja siis hakkasin, tähendab, kord nüüd, see võib-olla ma natuke segan, et ma pärast, jah, ei, see oli õige, ma nüüd oleksin peaaegu segan, ma mõtlesin Haapsalu peale, et seal mul oli ette tellitud, aga seal oli just, et siis ma hakkasin, võtsin sealt ülikooli tahvlit, kus olid tähendab nii korteri kuulutust ja siis hakkasin otsima. Ja see oli siis lihtsalt juhus, ma sattusin mitte sellega, need, kes Haapsalu poisid või oleks võinud ühiselt, et me pärast olime tuttavad koos, aga siis ma leidsin ühe niisuguse paraja, üks Kärner, Mõisa Kärner, olid väga huvitavad inimesed, kes oli Tähe tänava lõpus, kuskil kaugel leidsin ja siis oli üks poiss, oli Valdes, see oli tema onu, oli arstiteadus, üks professor. Ja sellega sattusime siis ühte korteri ja seal me elasime kogu aja ja see oli veel huvitav selles mõttes, et nemad kolisid siis sealt korterist ühe kord ära ja läksid Tartu Peetri kiriku juurel, nii nagu ütelda majahoidjaks või niisugused, kes oli, kelle käes oli see on. Ja siis nemad olid peale minu tunnistajate, kui me abiellusime, seal oli Rutopõld laulatas, siis olid siin need tederite paar, kes oli seal, need olid peale selle veel ja võib-olla, et Alide oli ütelnud seal, võib-olla, et oli mõni tütarlaps, tema tuttavaid ka veel. Kuidas see ülikool oli? Tundus see vägev, kui sa tulid sinna Haapsalust ja Läänemaalt? Jaa, see ei olnud, ega tähendab ülikool ju terve linn täis, tähendab ülikooli maja on, et minul jäi selle majaga väga vähe õieti tegemist, tähendab, et väga vähe ja mõned loengud olid ka, aga suurem osa loenguid oli teistes, ütleme, kas seal Aia tänaval oli see instituutide hoone, seal oli, siis oli botaanika loengud, võis olla botaanika aiad, need oli oma auditooriumid ja nii, et see oli üks jooksmine, aga siis see suur, et alul oli valiku, tähendab, mul oli see, et mina valisin, tähendab, kirjutasin ennast, sooviavaldus läks filosoofia teaduskonda, nii et ma mõtlesin ajalugu õppida või see ainevalik ei olnud ju päris selge, aga siis ma lõin kõhklema, kui ma seal olin. Ja teine oli, kes siis tädi Loolja või olnud, et tema soovitas just, et agronoomiks, et see oli jutt ainult, et tema oli õppinud seda Peterburis. Aga siis mina mõtlesin siis ringi, tähendab, mul vahepeal oli vist kas Haapsalus või ma rääkisin vahel, jutugi oli niisugust nii nagu natuke, võib-olla et oli natuke niisugust poliitilise lõhna või mida, et niisugust mõtlema hakanud, et ma mõtlesin juurasse üle minna. Et kirjutan ennast juurasse üle ja siis üks teine Haapsalu poiss oli, tema oli agronoomiasse kirjutanud, tema oli kirjutanud juurasse, aga ta ei tahtnud juurasse minna. Ja tahtis agronoomiat õppima hakata. Ja siis, kui ma läksin tähendab sinna ülikooli sekretäri juurde, tähendab ta küsida, see oli esimest korda, siis hakkas natuke palju, siis nad hakkas piirama. Ja see piiramine ei olnud õieti vormiliselt, vist ei olnud kuulutat, aga see abisekretär käratas nii kõvasti, et mingisugust jooksmist ei ole enam, tähendab, et kas on, tähendab, et jääd, tähendab, ma oleks pidanud jääma sinna nüüd filosoofidena, aga siis oli üks koos, et agronoomia ots oli lahtine ja siis oli nii, et see poiss, kes teine oli, tema tuli ära juurast ja sai agronoomiks ja mina valisin ka agronoomi, aga see oli just selles mõttes, et sul on natuke see võib jah. Tähendab, et ma mõtlesin natuke selle peale, et kui ma ei saa ära lõpetada, et siis on parem, kui on midagi niisugust praktilist. Kus sa võid poole pealt nii nagu elusse minna ja see. Mis ma pidin küsima, tolleaegsest nii-öelda sellest ülikooli ajast, seal siis nii-öelda värvirikkad või tuntud kujusid, keda sa Tartus või üldse Tartu elus siis nägid ja koht nii kultuuriinimesi, akadeemikuid kui poliitikuid?
Ja, no ütleme, see elu jooksis muidugi oma kõrval ja kõik, mis sündis, ütleme, 26, 30, seal muidugi üks oli, mis aastat sa õppisid, 3 või? Mina olin tegelikult 4 aastat seal, aga tähendab 3 aastat oli normaalne õppeaeg, aga peale selle ma jäin assistendiks ja siis ma olin ülikooli juures alles ja siis ma pärast ei läinud ka kohe teenistuseks, tuli sõjaväeteenistus järel, nii et ma siis olin nii nagu selle vaheaja ära, aga seal ütleme, agronoomil tähendab põllumeeste seltsis oli sel ajal alguse võdada Tartu põllumeeste seltsis, see oli Tõnissoni nii nagu ta oli esimees. Pärast oli jah, aga see oli nii, et nende kooslikud olid sinna kutsutud. No tema oli, ütleme teda ja kõnedel, ütleme need ju samal ajal sündis ühte teist poliitilist, nii et niisugust kuulamised, see tulid ju tudengikuulust nagu asja juurde. Neid, aga ma pean ütlema, et mina olen Tõnissoni nii ütleme väga paljudel kooslikutel ja esinemistel näin, aga mina ei ole isiklikult temaga iialgi kätt pigistanud ega nii, tähendab, kui ma ühe korra, kui oli see hiljem tähendab oli Tallinnas, enne kui ma sõjaväest ära tulin ja siis ma olin nii praktiliselt, ma tegin magistritööd, aga siis ma olin tegelikult nii nagu õieti tööta. Tegin seal Tallinnas ühte teist, aga siis mul õiget kohta ei olnud, ma tegin raamatupidamist Kindi selles raamatupidamistalituses, tegin lõpuarveid ja teenisin 340 krooni kuus, aga see oli siis nagu praktikaks ka mõeldud, aga siis ma samal ajal vaatasin kohta, ma kandideerisin ja ma tundsin, siis ma olin ju juba natuke põllude ministeeriumis oli üks põllumajanduse osakonnas oli sekretäri koht, see ei olnud õige agronomi koht, aga ma kandideerisin, seal muidugi see asi ei läinud, siis ma vaatasin seal põllude koja, see ei olnud õieti põllude kojas, jah, seal oli Hünerson juures, ma küsisin ühe teist, aga seal ei olnud lihtsalt kooliõpetajate kohtade peale. Aga see nii nagu ei liikunud, mis ma nüüd... Sa rääkisid ikka Tõnissonist. Jah, see oli siis ma seda rääkin, et Tõnissoniga siis, kui ma ilma kohata olin Tallinnas ja siis tuli hakkas see vapside aeg. Ja seal oli ja siis oli, et Riigikogu rahvahääletus kukkus läbi, eks ole, Riigikogu, üks hääletus oli, kukkus läbi Riigikogu ja siis tegid vapsid oma ettepaneku. Ja siis Riigikogu tegi, Tõnisson oli sel ajal juba peaminister, tegi uue ettepaneku ja siis selle ettepanek oli, et kui see oleks läbi läinud, siis ei oleks see vapside ettepanek üldse saanud, sinna võeti nõuke reegel sisse, et siis mõne aasta jooksul ei oleks saanud nii nagu uut hääletust teha. Ja siis see oleks likvideerinud selle vapside ettepaneku ära. Aga nüüd see ei läinud läbi, tähendab, see lükati tagasi 2/3 enamusega ja siis juba näitas see nagu vale kord. Nüüd ma ei mäleta, missugusel ajal, aga umbes sel ajal see võis olla, tähendab 33 oli jah, see 33. aasta nii nagu suvel kunagi või siis hakkas ja nendel oli Postimehel ja seal olid nendel oma saba oli või ma ei tea, võib-olla et ei olnudki talis, aga nemad tahtsid siis nii vabadussõjalastel võitlus. Ja kogu propaganda, see läks hiigla ägedaks ja siis Tõnissoni ringkond, tähendab Tõnissoni poeg oli sel ajal Ilmar, oli Keskerakonna. See, kes enda maha lasi? Ja tema ei lasknud ise ennast maha, tema abikaasa lasi ta maha. Aga siis see oli, tähendab, et tema algatas, et teha üks uus ajaleht ja selle nimi oli Koit ja siis nad otsisid sinna, nad ei tahtnud Postimehega ja nii nagu rinnaga peale, et seal tuleb pärast kätte maksa ja nii, see pidi nagu tugevam leht, see ei olnud, aga siis ja minul oli üks koolivend, ta elab praegu Ameerikas veel, see oli Haapsalu poiss, oli Grönberg. Ta oli päevaleht, ta oli lehemees, nii nagu Eesti Sõna juures oli hiljem ja enne päevale juures olnud. Ja siis nad olid nii nagu tahtsid, et seal oli üks võimalus tulnud ettepanek, et mina oleks saanud nii nagu majandusala redaktoriks või toimetajaks sinna. Ja siis kuna mul ei olnud, siis ma nii nagu
ma lõingi nii nagu mõtlesin, nüüd veendis ja mina andsin siis nõuslõki ja nüüd ma ei mäleta, mis ma õieti kirjutasin, aga ma pidin kirjutama ka mingisugust avaldust, otsekohe ei kirjutanud vist, aga mina pidin oma eluloo andma kuidagi ja siis ma mäletan seda, et kui siis Grünberg tuli Müürgu Tallinnas kuskil saime kokku, ta ütles, et vana Jaan oli ütelnud, Jaan Tõnisson, siis ta oli, Jaanil ei olnud sellega, missugune biografii. Nii et see istus, aga minul oli siis, ma läksin siis Grünbergiga seltsis, seal oli teisamehi ka veel, läksin siis Ilmari nii nagu jutule ja tema võttis siis mind vastu ja siis jah, üks tund või kaks oli seal, siis ma ja nii, et ma olin siis ütleme ühe päeva, õieti 2 päeva olin ma täitsa nende mees, nii et ta siis sel ajal ta korraldas siis, esiteks ta korraldas ühe nii, et esimene ülesanne, mis mul oli, selle ma täitsin ka järgmisel päeval, see oli siis, et intervjueerida Virgot. Virgo oli sel ajal välisministeeriumis väliskaubandusosakonna direktor. Ja siis tema, nii nagu kõik need raskused nende Narva töölistega ja seal, Kalev vabrikute suurde ja sealt, see oli 1-2 tundi järgmisel päeval, ma intervjueeris teda, aga tema nimi ei tohtinud, nii et aga see oli hea materjal seda. Aga siis selle sain ja siis ma olin Ilmar sel ajal, kui ma siis ta juures olin ja arutasime seda, tema ütles nii umbes, mis joon nii oli ja mis minu ülesanded, aga siis ta võttis, samal ajal oli tal ühendus, ta rääkis Keremega, Kerem oli sel ajal sõjaminister või kaitseminister ja siis ta rääkis ja Kerem ajas midagi talle vastu, aga siis ta veendis seda nii nagu mina kuulasin, ma ei tea, kas see minu arvan mulje, mis mul jäi, ma sel ajal ei jäänud mul midagi mulje, ainult et ta soovis midagi, et see korraldaks nüüd või annaks mingisugust luba või midagi. Ja see nii nagu reageeris, aga siis Ilmar nii nagu veenis teda, et ja hiljem ma nii nagu siiski tõmbasin tagasi, ma lõin natuke kõhklema, et kui ma nüüd üle lähen, et see vahekorrad olid nii teravad ja see leht oli natuke niisugune löögileht, et kumb. Ja siis ma tegin, see oli, et ma tundsin Laamanit, tema oli nii nagu Raimlein, ma olin enne, tema oli Vabamaa peatoimetaja sel ajal ja siis ma läksin tema juuri ja siis ütlesin nii olukorra ära, et võt niiviisi on ja et mida teha, aga et nüüd agronometsi viib natuke teisi ja tema oli siis huvitav mees sellepärast, ega ta ei ütles, et muidugi, et kui sa tahad nii nagu seda sellel alal tööle asuda, et iga kutse on, et teed oma kutsetööd ja siis, et see võid ju teha, tähendab, et see ei tähenda, et sa ise pead kõike seda jagama või nii nagu, aga see oli, et siis, aga et kui nüüd ütleme niisuguse pärast tahad, ütleme ühe teise kutse, nagu mina olen, ütleme, kas agronoomiline või ökonoomiline ala, et siis võib muidugi ju küsimus olla, et kas see sellel alal nii nagu soodustuseks tuleb, et see oli ja ma ta kaalus ja siis oli just see küsimus veel, et mis nüüd tähendab, et olukorra hinnang, et kui see oli ju võitluse leht, ja nüüd ütleme, Tõnisson oli valitsus ja see eeldas seda, et nüüd see valitsuse joon oleks võitnud või peale jäänud ja nüüd teine ja siis aga Laaman selle koha pealt oli realist, nii et ta ütles, et tema tunde järele see jah, tähendab, et muutub nüüd. Ja siis teine oli, ma rääkisin, samal ajal läksin Põlluikoja direktor, oli Jaan Ünnerson, ma temaga nii mõned korrad ennem rääkinud, tähendab, see oli nii nagu koos, siis läksin tema juurde ka, tema ei ka, tähendab, tal ei olnud midagi pakkuda või anda, aga siis nii, et ma lõin siiski kõhklema ja siis läksin, võtsin nii nagu astusin, loobusin sellest. Aga see... Kuhu sa siis läksid? Ega ma ei läinud kuskile, ma jäingi nii nagu... Kuidas sa elasid siis? Jah, ma tegin ju, tähendab, nii ma tegin, et ma sain mõnekümmend krooni kuus ja siis selle aasta lõpul, tähendab, oktoober... Millest sa said siis mõnegi krooni selle lehe juures? Ei, mitte, tähendab, see oli, ma tegin raamatupidamise lõpuarveid, tähendab, 10 krooni sain lihtsalt lõpuarve eest ja 30 krooni
jah, aga seal oli siis ka, et seal tuli mul kindiga tuli väike, jah, tema oli nii nagu üleme, et ma oleks nüüd sellega, et ma käisin Ünnersoni juures ja siis Ünnerson oli muidugi, ta ei olnud kõige, nad olid sõbrad, aga siis ta nagu oli niisuguse ette, mida mina üldse ei mõtelnud, tema oli siis mõtelnud, et mina saaksin koha seal raamatukogus talitusi, oli mida, et nii nagu vaskas niisugust ette või rääkida ja siis kind vihastas ja siis sai töö otsa, tähendab nii, et neid lõpuarvid ka enam ei olnud ja siis oli see, noh, tema Freddy Rassmann oli sel ajal ta hilisema abiga, tähendab. Ja siis oli üks tööandja nii, et need lõpuarvid olid otsa saanud, aga siis ma läksin kindi enese juurde ja siis ta oli kuri, ta ütles, et te olete käinud sodimas seal Ünnersoni juurest. No jah, ega minul ei olnud mida, et seal sodida, see oli need, aga see oli nii nagu ta oli, aga ma ei ütle kindi kohta mida, et tema ajas oma nii asju omamoodi ja ega ma ei mõtelnudki sinna ja. Kuhu siis läksid? Aga see oli, ma sel kohal ei saanud õieti, aga siis ümariku, tähendab ministeerium oli nii nagu leidnud, et oli umbes pool normi tunde oli Kuremaal. Üks Vask oli seal juhataja. Ja siis ma võtsin selle, tähendab, ütleme poole palgaga nii oleks. Aga Vasel oli pea otsas ja tema ütles, et võt sa võid, et annad täie normi, kui tundi, et me oled poole aastat teed tööd. Tähendab, ja siis kui otsas on, siis on otsas. Tähendab nii, et selle seisukohalt ja siis, aga see oli, ütleme, see oli riisiko muidugi, aga minu seisukohalt oli see ju hea, sest ma sain siis täispalga ja siis pärast selgus, et see koht jäigi nii nagu edasi. Tähendab, tuli nii, et see lahendas selle probleemi. Kuremaa on kuskil Tartumaal või? Jõgeva lähedal, jah. Kuremaa Palamuse ja Laiuse vahel, see on see Lutsu. Siis sattusid sinna. Kui me läheme tagasi, sa Lutsus ka midagi, Lutsu ka kohtasid seal? Mitte Lutsu, aga seal oli muidugi Lutsu, noh, need kohad, kõik need, kus need tootsid ja teelid ja kõik ja ma vaatasin nüüd tagant järgi, kui see Raagi memuaarides on, ta kirjutab mida, et kuidas ta ühe noh, sisse mängi käisid seda 50 aasta juubeli puhul käisid, siis võtsid Lutsu kaasa ja siis tegid pilte seal igal pool. Ja need olid kõik need, tähendab, Palamuse oli ju õieti, selle Kuremaa oli selle Palamuse vala, tähendab, Laius oli ühest küljest, aga siis Kuremaa järve ääres oli tema kodu, nii et seal olid need ja seal olid, noh, kuhu nad Kuremaal käisid, neid selle aegseid, tähendab, panevad inimesed, kes rääkisid, nii et. Me läheme Tartuse tagasi. Kas seal oli ka mõni nii värvirikkam või niisugune väljapaistvam mõni professoritest, kes nagu sulle meelde jäi tollest ajast? Muidugi jäid meelde, aga kes nii? Ja, no ja seal on mitu, tähendab asja. Nüüd ütleme, et kõigest need tulevad ju ülikooli üldine areng, tähendab need pidud ja igasugust ja tähtpäeva püsinud samuti tulevad siis organisatsioonide küsimust. Mina ei olnud nii nagu sellest organiseerimisest alul eriti nii nagu ainult võib-olla mul oli nõuke huvitav, et mul oli vana nõuke vaade, et ma nõukest nii nagu sokutamise värgi peal, kui tahtnud ehitada. Pärast peab ütlema küll, et seal see asi ei ole nii lihtne kui kõik niisugust, aga ma sain sealt koos peal. Ühest küljest oli ainult, kus me olime Läänesaare üliõpilaskogu oli, aga see oli niisugune, mis ei olnud õieti nii nagu ta oli iseseisev küll, aga see oli, et seal olid pooled või isegi enamik oli need, kes olid samal ajal ka mujal. Ütleme, osalt korporatsioonides, osalt siis seltsides ja siis peale selle ka seal, nii et see nagu organisatsiooni mõned kogud muutusid ju täielikult nii nagu nii nagu Valga ja Viljandmaa siis, aga see oli üks, aga siis pärast aga see oli juba, siis ma olin juba üle 2 aasta, 29. aasta sügisel, tähendab, siis oli, kui, et ma vaatasin ja siis Raimlas oli seal mõned agronoomid ka, aga ma kartsin nõuksi organisatsioone, kus nii nagu see silma oleks paistnud, et ma lähen nagu kohta otsima. Tugevad, aga see võib-olla ei olnud õige muidugi seisukoht või mitte, aga ma teist küljest nii nagu eriti ei kahjatse ka seda, et ma
aga see oli rohkem nii nagu juhuse küsimus. Nii et see oli üks elu ja see tõi siis muidugi need tutvused, mis organisatsiooni kaudu tulid kaasa, aga teine oli, mis meid viis muidugi agronoomidel oli oma, tähendab akadeemiline põllumajanduslik selts ja see oli siis, seal ma sattusin nii nagu juurde peale seda 29 aastast ma olin, tähendab Kõpp oli esimees, Peeter Kõpp, tähendab see, ja siis seal ma olin nüüd nii nagu sain abi ja seal ma siis tegusin. Mis oled abiesimees? Abiesimees, jah, aga see oli nii nagu see oli mitme kursus üliõpilast, see oli siis, ja sel ajal oli siis see APS-i 10. aasta juubel ja sel puhul oli väike koguteos ja see oli siis, mina jäin nagu selle toimetajaks, jah, see praktiliselt tähendas ju, et kaastööd tegid need Kõpp kirjutas ja siis Kivimäe kirjutas ja iga üks ja ma kirjutasin ise ka ja teist, aga siis oli, mis mul meele jäi, see oli siis, ma sattusin Söödi otsa, tähendab, luuletaja, tähendab, et me tahtsime ühte niisugust pühendust saada. Ja siis, kui ma selle visiidi tegin tema, siis selle soovin, kui ma kuidagi ilma, et nii nagu puudutada, et see oli nagu käsitöö tellimine oleks, siis ta ütles, et see nii nagu võttis omal aega ja ta nii nagu ei tahtnud, aga siis ta lubas mõtelda. Aga seal oli, siis ma sain esimest korda nii nagu väljast, seal pärast tuli teistega, aga siis selle Lelle jälile, tähendab, tema oli üks nendest, kes oli Aleksei õpilane OTP Kastulatsist. Sööt? Sööt, jah. Ei, nüüd ma oleks... Lell. Sa olid Söödi juures ja siis et selle luuletuse tellimisega koos, siis sa sattusid nagu Lelle jälile. Jah, aga tema oli koos, aga see ei olnud, tähendab, need olid... Tema õpilast olid teised, aga tähendab, see oli nii, et Sööt oli kirjas ja tema siis sel ajal, kui ta oli Kreisi politseis lauaülemaks Tartus ja siis ta nähtavasti sattus nii nagu lähemas, jah, seda, nii et ta seda nii nagu rääks ja pärast sain ja see on nii nagu see luuletus seisab selle 10 aasta raamatu peal ainult nii ja see on hea nii nagu heasti deklameerida, kui sa nüüd tuled ja sel alustust, siis oli see iseseisev riik, aga ta tõstab selle välja, nii et nüüd on väga raske seda lugeda, et ei saa enam üldse seda, et see, mis ta sel ajal kirjutas ja sel ajal, ütleme, lugesid ja tundsid, et seda tunnet, kui sa nüüd praegu loed, et siis on nii nagu tekib nõuke kahtlus, et midagi on katki läinud. Mis ma mõtlesin, kes kõige huvitavam sinu õpetajatest oli? Professorid ja üldse õpetajad. Ja selle kohta on raske nüüd midagi ütelda. Meil oli nõuks väljaspoolt oli ju kus tulid võõrkeelde mehed, nii nagu rahvamajandus peal oli Kurtšinski ja ma mõtlesin, et katsuda ära teha tema juures vene keelega, seal oleks tõlgiabiga ka saanud, aga selle ma jätsin katki, ma tegin pärast nii nagu see oli Kõpu juures. Ja samuti seaduse tundmine oli nii nagu Uluotsa juures, aga need olid kõik nii nagu kõrval ja võib ju ütelda, et ega meie agronoomia, põllumajandusteaduskond oli uuesti loodud. Need inimesed kasvasid suurteks nii ütleme koos ülikooli enesega. Tähendab, koos mõnel oli nagu, keda nad praegu loomakastusala oli Mägi ja Otsaga, need olid kõik olid praktiliselt sel ajal ilma, et need teaduslikud kraadid nad omandasid alles pärast seda, kui nad nii juba nad hakkasid, ütleme, enamikus dotsentidena või olid ka professori kohustetäitjatena ja siis kasvasid nii nagu Peeter Kõpp tuli, tema oli Saksamaal õppinud ja siis käis ennast, Kõpp käis Helsingis ennast täiendamas ja siis doktoreerisid nii nagu ütleme 20. aastate lõpujärgus ja siis pärast olid nii, Rootsi oli üks, kes oli õppinud Tartus. Tartus oli ka vanasti niisugune põllumajandus, ta oli assistent ja tema oli see, kes ülikooli seltsis oli Venemaale evakueeritud.
tuli nii, et ja siis Rinne oli üks, ta oli Riia Polütehnikumis õppinud, tema oli ka Venemaal, tähendab oli tuli Venemaalt optandina tagasi ja siis sai tema juures ma olin assistendiks pärast, nii et seal oli... Kus kohast ta Venemaal oli? Ja tema oli, ta oli esiteks, vist oli sõjaväes, ta oli kahurväe ohvitseriks, aga tema oli, kas ta võib-olla, et kas selles, aga ma ei ole seda iialgi selgeks teinud, tema jäi pärast ta töötas nii nagu agronoomilisel alal, sõja ajal ka. Nii et ta ei olnud mitte, aga see võis olla tingitud sellest, et ta oli nii nagu Saksa päritolu, tema oli eestlane, aga siis ta oli Saksamaalt tulnud ja nii, et aga nad olid kõik nii nagu õppisid oma ala selgeks ja aga ta võib ütelda, et nii nagu niisugust, ütleme nagu Riias oli Knierim või kes oli juba nii nagu maailma selle polütehnikumi direktoriks ja oli doktoreerinud ennem, et seda muidugi Tartus, seal oli tähendab üksikud erialadel oli ka, kus nüüd loodusteadusega ja teised alad, nii et tegid sa uurimistööd ka siis juba ülikooli juures? Ja õieti, tähendab, mina hakkasin ju natuke aval kirjutama, tähendab, aga mitte tähendab niisugune ega tähendab õpingute ajal ja sel ajal, kui ma astunud, aga see ei olnud mitte see ala, kuhu ma nii nagu jäin, tähendab, Rinne oli suukultuuri ja geodeesi alal, mina tegin seal ühedest loengutest, mis oli, ta pidas suukultuuri alal, tegin ühe suure konspekti, aga ma ei tahtnud nii nagu tehnilisele alale saada ja õieti mina oleks doktoreerinud, temal see oleks nii nagu kombinatsioon tulnud, aga tema tegi võib-olla, aga minu soov oli, et ma oleks saanud siis ökonoomia osa kaasa tõmmata. Aga tema muidugi, tema aine oli tehniline, muidugi ja siis selles asjas ei tulnud, siis ma sellepärast, kui ma nii nagu ei hakka, ma oleks muidu hakanud juba tähendab sellel, kui ma assistent olin seal, aga siis ma nii nagu orienteerusin ökonoomia peale ja leidsin ja siis, kui ma pärast nii nagu Kõpu käest küsisingi, siis ma sattusin teise peale. Kõpp oli siis, tema ei olnud nii mitte minu Lelle õpilane kui otsekohe, aga üks professor Luksepp oli Tartus. See oli minu Lelle õpetaja, nüüd professor Luksepa õde oli professor Peeter Kõpu abikaasa. Nii, et tema tundis ja siis Lell oli teinud talle ettepaneku, et ta oleks hakanud kuskil põllukooli õpetuseks, Põllupank mõtles ühe mõisa südame, nagu Olga Kõnnust või rääkis. Aga sellest ei olnud tulnud, nii et tema, aga neid inimesi tuli pärast palju, aga siis oli nii, ma ütlesin näiteks valesti, et selle söödiga ma segasin, aga mitte sööt, vaid speek, see, kes oli Ameerikas eestlane. Lellel oli 3 õpilast Kastulatis, kellest ta pidas, üks oli siis speek, kes oli Ameerikas, teine oli see professor Luksepp, kes oli põllude riistade masinate peal Tartu ülikoolis ja 3. oli elektriinsener Villem Vaher. See oli, kes sellest esperantist, ta tegi esperanto fanaatik oli ka. Need 3 ja siis oli, need Lukseppole rääkis, et nemad olid iga aasta, siis käisid ta juures koos. Ja siis tema oli natuke, Lell oli Tolstoi austas, ta oli nagu must kuub selgas ja nii, no et see oli omamoodi, aga see oli nagu kõrval, aga nad hoidsid kokku ja ma kahjatsen, ma pidin, aga ma olin nüüd oma siinset doktoritöö, et speek elas ju vanaks väga ja tal oleks, aga ta muidugi, et tema käest oleks ühte teist võinud kuulda, aga tema ümber on ju palju, ta ei mäletanud, kas ta, kui ta kellega kirjutas Raak, ja ei, mitte Pedro Krusten vist kirjutab ka, et ta on tagasi nõudnud oma kirju, need on need Vilde ja siis selle vahega, aga see võib ju olla nii, et ta mälu, see võib ju õige olla, et unustad ära ja siis arvad, et oled kellelegi andnud ja osata. Sa rääkisid Tõnissoni, sa juba Tartu ajast Peeter. Millal sa esimest korda Pätsu kohtasid või nägid? Ja see võib ju mõeldav olla, et see juba gümnaasiumi põlves või kunagi ma ei tea, et nad oleks nüüd maal üks väikses kohtus kõnelemas käinud, aga see jälgimine oli, aga see Tartu ajast muidugi tulid nad kõik. Päts käis ka Tartus?
ja tema käis ka kõnelemas, see oli see põhiseaduse muutmise ühendus, jah, seal Vanemuises oli nõust kõned, aga seal nii et õieti ma, tähendab, nii nagu lähemasse kontakt tuli see, kui ma, tähendab, koolist ära läksin ministeeriumi, õieti oli ennem juba. See oli koolist ära tuli? Jah, aga see oli, faktiliselt oli 36, ma käisin, olin 1 kuu Soomes ja siis käisin 1 kuu või 1,5 olin Rootsis. Ja siis ma kirjutasin sel ajal, see oli ka küll, kui mina saatsin, tähendab, selle, Eesti sõna oli ta pärast, aga sel ajal oli Uus Eesti oli ta nimi. Ja Tupits oli selle toimetaja. Ja siis ma kirjutasin, natuke pikalt, no, muidugi lehemest jaoks, aga seal üks suurem kuidagi lehekülje peal või seal oli üsna palju, tähendab sellest, ma kirjutasin ultunat ja siis olid mõned nõuksed väiksed vihjed selle arengu kohta, kuidas see, et noh, lüpsimasin töötab ja see nõukest kuumiratta, natuke nõukest, noh, nii nagu arengut, see ei olnud ju kuigi suur, see oli kõik, mehhaniseerimise asi oli algelist, aga seal olid mõned read ja need olid nähtavasti sattunud Pätsi silma alla. Nii et ta oli vist siis, kas oli siis Tupitsale ütelnud või oli ta nii, et mind kutsuti ühe korra, arvan, see oli vist Taltsi juurde. See võis ka natuke hiljem olla, aga Tupits kutsus mind ise, sealt ma sain ajakirjaniku õpetust, ta tegi, et kuidas tuleb natuke lühemalt kirjutada, nõukest, aga nad olid, see oli mitu juttu, kui need olid Grönbergi juurest välja käinud ja see jutt oli muidugi õige, sest ega kui sa liiga üksikasjades, aga siis see ühes kohas olid mul nüüd mõned niisugused sõnad välja võtta ja see areng, mis Pätsuga võis tulla, see tuli siis, et juba 36. aastast oli agronoomide koda, tähendab Liidak, see, kes oli põllumajandusosakonna direktor ja tema oli ühtlasi agronoomide koja esimees ka. Ja nemad tahtsid... Sama Liidak, kes oli siis pärast Tiifi valitsuseks, ole? Jah, ja nendel oli siis, Eestis oli sel ajal see tsiviilseadustiku eelnõu ja see oli siis, ütleme, talude pärandamise küsimused ka. Et kuidas neid tükeldas ja seal, et seal hoida ja sel alal nemad tahtsid, Liidak tahtis, et mina nii nagu oleks mõne asja ette valmistanud ja siis ühe ettekande ta soovis, see oli 37. aastal ma pidasin selle, aga see oli juba ennem paar aastat, see oli Tallinnas oli tähendab kongress, kongress, see oli vist teine kongress või oli, aga siis ma selle peale korjasin nüüd ja ma kirjutasin ennem juba, ütleme, selle suunalisi asju, agronoomias ja need läksid sealt nii nagu Pätsi kätte ja sealt sai, vist sealt kaudu sai siis Taltsile, nii et Päts ütles mida, et nii et Talts kutsus mind siis nii nagu oma juurde, aga tema ei olnud... Aga Pätsi juures siis ei läinud? Ei, Pätsi juures ei olnud, Pätsi juures käisin ma ainult, kui ma tähendab nimetatud olin juba, siis ma käisin esinduse visiidil. Aga see oli siis 30... Ta siis ütles ainult tere, jah? 32... Jaa, ei, ta rääkis ja andis oma soovitusi, tal oli see oli tema vend Voldemar Pätsi, või see oli tähendab kavas olnud juba seal, ta pani nii nagu südame peal see aiandustehnikum oli tal, et Tallinna... Ligida sinna kuskile soosse või mis seda? Ei, see oli üks võis, aga see oli natuke, see asukoht ei olnud ja seal oli siis, seal oli just raskus nii, et need majandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad ja seal me käisime nagu kohtadel vaatamas, seal olid ettepanekud, eelarvetes olid sees, aga see tõmmati just selle tõttu, nad tõmbasid iga aasta maha. Ütleme, iga aasta neid ei olnudki rohkem kui 2 aastaga, see oli juba ennem ja siis selle tagajärjel me ei saanud nüüd nagu, et meil oli, see oli nagu prioriteeritud, tähendab, see oli nagu Pätsi soov oli õige ja see nii nagu pärast arenes, temal oli ju üks vend oli ju parkide valitsus, aga see ei olnud sellega, aga see tähendab ala oli, Kehtnas oli meil ju olnud, ütleme naisala, tähendab aianduse inimeste ettevalmist, aga et seda nii nagu rohkemat ja eriti võib-olla nii nagu rohkem ka aiandusarhitektuuri ja selle liini pealt see oli õige mõte, aga see
ei läinud nii nagu, et nüüd ministeeriumi just need, ütleme, eelarves me ei saanud, see 2 aastat oli sel ajal, kui mina olin 39 ja 40 oli juba hilja. 38 oli eelarves sees, nii et õieti, mida Voldemar Pätsin mõtlema, mis oleks võinud võib-olla teha, tähendab, et 39. aastal kõige ennem, et avada kuskil ühe kooli juures nii nagu eriklassina. See oleks olnud teostav, aga see hoonete asjaga, tähendab see summade ja siis tuli ju, jäi see asi. Hooned. Pätsi veel kohtasid isiklikult? Ja mitte nii, tähendab, muidu ma nägin teda ju palju ja niisugustel mõnedel kokkutulekutel, kus oli kõrgem, jah, üks viimane kord oli õieti, kui jah, see oli siis, kui need Vene asjad juba olid, need lepingud. Jah, see oli, kus see oli? See oli Toompea lossi saali. Mis puhul siis? Ei, see oli see, kui nad tagasi tulid. See oli Uluotsa aruanne ja Uluotsa oli käinud Moskvas? Ei, kõik nad käisid koos ja see oli Selteri, Päts ei käinud, aga tähendab, see oli siis pärast tagant järgi, tähendab, see vist oli, ma ei tea, mis aasta, aga umbes olid nii, et haridusministeeriumist olid umbes peainspektori kohalt või võib-olla nad olid, jah, nii et... Ja mis Päts siis rääkis? Ja tema, tähendab, ei rääkinud, tähendab, see oli õieti, tähendab, Uluots. See oli nõuke nii nagu üldne, aga see oli räägiti nii nagu umbes samasugust jutumust mõeld, sest see oli ju selge, et kõrvad see kostis ju igale poole, ega see ei olnud nii nagu, see oli, pidi nii nagu rahulikult, nii nagu kogu see toon oli, tähendab selle esitamise kohta. Sest ega seal ei saanud enam, see oli ilmne see, et see oli ainult informeerimine ja rahustamine ja niisugust, aga... Midagi teha enam ei olnud. Kui nüüd läheme tagasi sõjaväeteenisse, üldse sõjaväelaste juurde, kõrgemad sõjaväelisi kindralid, keda sa oled ligidalt näinud ja kohtanud ja nimed? Jaa, ma ei oli ju sõjaväe inimene, aga nüüd Jaaksoniga öeldud, et ta oli haridusminister, tähendab, seal tuli ju... Tema oli kolonel, eks ole? Tema oli kolonel, aga ta ülendati kindraliks. Ma arvan, see ülendamine tuli tal vist juba siis, kui ta oli veel ministeeriumis. Aga siis ta läks ja siis ta kindralina läks nii nagu, aga ta kindrali mundris, ma ei tea, ta koloneli mundris käis, aga võib-olla peale selle kindrali mundrit ma ei ole näinud, siis ta võib-olla käis tsiviilis, ta koloneli mundris ta muidugi ei saanud siis enam nagu käia, aga siis ta pärast läks ta ju staabi ülemaks. Ja viimane, mis ma temaga kokku, tal oli talu Valgamaal ja siis ta tõmbus talust tagasi ja see oli siis juba, kui see, juuni asjad olid läbi ja siis ta ühe korra helistas minule ja seal oli, temal oli üks tööjuhataja, kes oli otsinud kohta ja saanud, ta oli määratud Petseri põllutöökooli tegelikult tööde juhatajaks ja siis Jaakson soovis, et nii, et kas ta ei saaks mõni kuu edasi olla, tähendab, et see talus ja see oli nii, see andis nii nagu korraldaja ja see oli viimane kord, ta viidigi vist, ma ei tea, ta arreteeriti vist põllu pealt, nii kuidas või see, ma ei tea, ma ei ole et kas ta surmateade või kas see selge, aga see oli igatahes nii ja ta vist nii ennast nagu otsekohe ei kõrvale tõmmata või varjata ei katsunud, see ei olnud muidugi ka kerge, et kui sul oleks olnud kuskil, nagu mõtled, et sa oled vähem tuntud inimene saanud, jah, nii nagu... Kes oli ratsaregimendi ülem? Ja sel ajal, kui mina, see oli siis 31, 32 siis oli veel Passenspiller, see oli üks, ta tuli Eestist välja pärast tema, aga ta läks... Ta oli kolonel või? Tema oli kolonel ja siis ta oli üks abi, ma ei mäleta, kas ta oli, kolonel Bergman oli, see oli pärast tema järel ja sealt, ja see oli hiljem, aga need olid, Bergman oli need olid seal sel ajal ja siis oli majandusülem oli see, kes siin Upsalas elas veel, tähendab Hinno. Kas sa Laidoneri kunagi kohtasid või nägi?
Jaa, niisugust, ütleme, nagu Tallinna koosolekutel ja niisuguse esindusel, aga mitte niisuguse, nii nagu isikliku tutvuse piis või see... Kunagi rääkinud? Ei. Ienpaluga siis? Ja Ienpaluga oli mul... See oli omamoodi, tähendab, erakoolid tulid likvideerida ja nüüd olid niisugust põllumeeste kes... Mis see 40 või millal? Ei, see oli Eesti ajal. See oli juba ennem käigus, kui mina läksin... Mis pärast need likvideerida? Ei, lihtsalt taheti lahti saada, tähendab, see on ju nii nagu siin, et suurem kool ja see ei ole nii nagu normaalne, et praktiliselt läheb ta ja normaalne ta võib olla, aga riigi rahadega käib see asi ju igal juhul, ega see ei olnud, natuke nad võisid ju kulutada, tähendab, et kui sa võtad, meil põllude keskkool oli Jäneda, tähendab, see oli põllumeeste keskseltsi käes nüüd võis olla, aga see tähendab, et nüüd oli riigi mõis, see oli nagu rendil, see tähendab kogu see ja õpetajate palgad maksis, tähendab nüüd oli ja seal oli, aga nendel oli tunduvad võlad ka peal, need nad olid ise huvitatud nüüd, et kool saaks nendest nii nagu lahti, aga siis see oli üks seadus tuli meil, ka see rootslastel oli Svenska Odlingen Svenner, oli ülalpidaja, nii nagu selle Pürksi põlludekoolil, aga siis kõik ka sellel tuli teha nii nagu sihtasutisteks muuta. Jätsime, tähendab, see sai ju, aga siis Jäneda oli nii suur, tähendab, seal oli nüüd põllumeeste kesk ja siis olid need asunud kodud, seal olid vastuolud teatud määral. Ja nüüd Ünnerson oli omamoodi nõudema tatsi, et põllumeeste keskseltsi kätte oleks selles sihtasutuses ja nemad oleks kaasa tulnud, aga 51%. Tähendab, et võim jäänud sinna ja nüüd teised ei olnud. See oli nii suured nõupidamised, see oli siis Ienpalu juures, Ienpalu oli nii nagu juhatus, see oli võiks ütelda nii nagu valitsuse pereedning või kuidagi. Tähendab, mina valmistasin siis ette ja siis selle ettevalmistuse juures ma siis nii nagu Ienpaluga ennem rääkisin. Ei, no jah, tähendab, aga meil oli siis nii kõik, et seal olid Virumaa vanem, Läänemanem, Harjumaa vanemad, siis olid põlludekoja esitada, kõik niisugused suured, nii et see tuli üks nagu teine miniatuurparlament sinna, tähendab, nii nagu sihtasutus kelle käes, tähendab, see, kes nii nagu seal oli... Jah, see oli nii kord ja see võttis tükk aega, et seda siis lepitada saada, tähendab, esiteks viimaks Ünnerson, kes sealt nagu loobus. Läks ja tal oli väga hea meel, nendel oli ju üle miljoni võlga, Ienpalu oli ka seal see alla kirjutanud, tähendab nii, et me võtsime üle, pärast kirjutasin siis mina alla, seal ma olin nõukogu esimees ja see oli veel siis enamlaste ajal tuli mul üks nõudmine Jäneda kohta, nende summade kohta, ma mõtlesin, et oleks olnud, et lasknud vennal müüa talus ühe sea ära ja ostnud selle, see oli üks huumor, aga see ei olnud nii nagu, see oli ainult saadet, aga nii. Sain ma küsida, kas sa vabariigi ajal poliitilisest elust mingil määral osalesid? Jaa, ega see tähendab poliitika... Ja kus ja mismoodi? Ei, ega mina nii nagu õige... Erakonnas sa kuskil? Erakonna palgal ei ole mina kuskil olnud. Nimekirjas ka mitte? Ei, ma ei usu, tähendab, selle pärast... Aga Isamaa liitu, kas sinna pandi lihtsalt ametikohad õttu? Ei, mina ei ole iialgi Isamaa liitu. Kas sinna Isamaa liidu nimekirjas ei olnud? Mul on niisugune ettekuulus. Ei, nendel mingisugust nimekirja ei olnud. Tähendab, see on teine küsimus, kui sa võrdled, et Isamaa liit oli võis esineda, kui need viimased valimist, ütleme, kui uus põhiseadus tehti. Ma ütlen üldse, kui sa ministeeriumis, kas siis sina Isamaa liidus ei pidanud kaasa olema? Ei, nõukst asja ma ju liialt kuulnud, ega see Isamaa liit ei olnud õieti niisugune, tema oli tehtud, et jah, nii nagu ütleme, kes nad juhatus ja valitsus, ütleme, see võib olla Ienpalu ja ütleme nii nagu, see oli selle aegne. Aga mingi nimelist osavõtmist sul sind sinna ei sunnitud siis? Ei, ma ei usu, et keegi võib olla seda, et tähendab, seal olid ju oma palgalist inimest. Kas sa nende koosolekutel käisid? No neid kuult, tähendab, ütleme, kui sa võtad, et see valimiste koosolekut või seal, kui ta Isamaa liidu, ütleme, seal suur osa kandidaate võis ju tulla nende poolt, kes seati üles, sest vastasrend oli ju väga väike. No ja siis seal oli ju mingisugust kombinatsioon, et asutused panid ka üles ja siis, aga neid valimis, aga siis mul oli nõuke küll, et nad muidugi võis ju olla, üks oli, ma olin sel ajal Pollis
põllutöökooli juhataja oli. Ja siis seal oli nõuke, seal tuli huvi, seal oli valimiste, tähendab Isamaaliidu poolt oli seal õieti Piirsalu. Ta oli Kross, ta oli Odra Krossi või see oli Pööglast. See oli Polli ligidal. Seal oli ja siis tema käis nii nagu, siis nendel oli muidugi see propaganda või nii nagu see aparaat oli nii nagu kasutus ja tema käis ja siis ta tuli ka Polli koolist, ta oli nii nagu minu külaline eestats, aga siis ma ei olnud mitte nii, et ma oleks ütelnud või kellega see, et ma ei saa nii nagu ütlesin, et vaat sel ajal räägib ja siis kes tahtis, see läks, aga see ei olnud nii nagu ta käis, aga seal tuli pärast sekeldus, seal ei olnud midagi tegemist nüüd selle propaganda, aga seal tuli see üks häälte või niuke võltsi, sest et Gustavson oli vastaskandidaat. Ta oli sotside poolt või olnud. Ja siis nüüd õieti, ma võin segada nüüd, ma ütlen, aga ma arvan, et oli nii, et Gustavson sai vist pärast see nii nagu tühistati seal. Ja seal oli üks õieti, kes oli siis nii nagu agendiks koha peal, kes käis ja see rääkis kõva sõnu üks. Isamaaliidu agent? Jah, see oli, ta oli huvitav poiss, ta oli laenas, ta oli taluga ka tegemist, ta laenas kooli meil mõisa jäära ja seda pidas siis liiga kaua, tähendab enne kui see ja tagasi, nii et ma pidin ühe korra nagu peale põrutama, et see tagasi tuleb veel omal ka uutides tarvis, jah. Ei, aga no ja see oli kõrval, ma ei jälginud neid asju, aga selge, et nii see oli, et võim oli ju, sellel Isamaaliidul oli ju võim ja raha, ta oli ju teatud nii nagu volitatud teatud asju tegema ja teised nii nagu koosoleku pidamist, teistel oli ju takistusi, et nad luba või kuidas saada, aga ma neid asju nii nagu ei juurde, aga selgelt koha peal kõike neid asju ju tundis, et kui kandidaate üles seati, ma olin ühel niisugusel koosolekul, kui Marksoo tuli, see oli Pärnu maavanem, see Polli kuulus nii nagu Pärnu ringkond ja siis, aga ta ei olnud nii nagu ja sealt Marksoo oli tulnud ütelda, aga siis sinna või meie juurde, sinna tuli üks niisugune väiksem mees ja siis ütles otse kohe, et on öeldud, et siuke mees tuleb panna. Nii nagu, et ta ei olnud nii nagu väga kasvatav või et ta oleks selle asjal andnud niisuguse kohaliku algatuse võimalus. Aga see oli nii, et eks inimesed said ju aru, et see oli nii kaugele läinud, see, et sel ajal ei olnud palju muud valida. Jah, võib-olla valida või, aga see süsteem hoidis ju ise kinni selle asja, nii et aga ma ei ole, tähendab, isiklikult, tähendab, Pätside, mis oli, see oli, kui Voldemar Pätsil oli 65 aasta sünnipäev, siis ma nägin neid ja seal oli muidugi niisugustel kohtadel mitmetel, ütleme, on, et seal olid ka muidugi Eenpalud ja see oli niisugune, tema sünnipäev pool, see oli Külma talus väljaspool. Siis oli Päts seal, jah? Jah, seal olid 4 venda kõik. Aha. Mis sa pidin küsima? Maanoorte liikumis olid sinu vestlustest? Jaa, need on kõik, mina olin, tähendab, selles mõttes, et ma olin huvitatud või kirjutas, kui tähendab, sel ajal, kui ma veel õpetaja olin Kuremaal. Ja hiljem ja siis see oli nii nagu sellel välitöö või meil oli korraldatud nii nagu kooli sisse. Ja siis oli, mina aitasin neid, nad omal, ütleme, toimetasid ajakirja ja siis kooperatiiv oli koosolekut, ütleme, see raamat, see oli nii nagu, ütleme, kasvatamine ja siis tööülesanned ja see oli omaette kord, aga mul oli siis need, kui ma samal ajal oli jah, et põllutöökojast, see tähendab Ekbaum oli seal ja nii, et koda võttis mind nagu niisuguseks abi, et ma selle oma töö kõrvalt olin siis Tartumaal ja selles nii nagu juhatusele? Jah, piirkondselt, kui midagi tarvis, ütleme, kui oleks olnud niisuguseid nagu kursuseid mõnel pool või siis ma võtsin mõnedest kohtadest osa, ma käisin ühe korra, oli üks üldine, oli seal Vasteliinas? Ei, Vasteliinas oli teine, see oli üheni päev, aga siis oli see oli Antslas, oli üks koosolek ja seal
Noh, ja siis, aga mis see Vastseliinas oli siis? Vastseliina oli, see oli ennem, see oli niisugune UNY asi, ülemaaline Eesti noorsooühing. Kas seal olid kaasas? Ja see ei olnud, mina ei olnud nii nagu, aga seal olid need make-up ja kes seal korraldas, see oli nende suvepäevad, tähendab õieti viimased, mis Eestis olid, tähendab see oli 1940. See oli seal ja mina olin siis nendel nii nagu biokõnelejaks. Jaha, millest sa rääkisid? Ja, see oli sel ajal juba, see on kuskil UNY avaldatud ja aga siis see oli nii, et see oli juba mure. Tähendab, siis oli ju see, jah, juba oli see nii nagu, see oli suve keskel, tähendab, siis olid juba pilved nii nagu üleval, aga see oli väga, make-up oli väljas pärast, mul on see üks, mis see suurendus on pildi suur, see on make-upi tehtud just seal. Selle, ma tean ennast väikest pilti sa Vastseliinas, varemete juurde. Jah, tähendab, see oli. Aga see ei olnud nüüd mitte, maanoorte asi oli teine, maanoorte asi oli nii, see oli nagu palganud, tähendab, mina ei saanud mingisugust nii nagu erilist, aga siis sel puhul, kui ma, see võiks ütelda nii nagu, tasuti mulle, kui ma siis olin kaasas. Ja seal oli üks niisugune üleriigiline kursus, see oli mõned paar päeva oli Antslas ja seal oli, huvitav oli just üheks lektoriks oli see Neeme Ruus. Mis mulje sul temast sai? Jah, ega seal oli ju, see ei oli ju teisel pinnal. See oli korralik? Ja ei, no tema ju räägib nii nagu ega tal ju rääkimisoskusest puudus ei olnud, aga seal oli kaasas, oli, ma ei tea, kas üks kooliinspektor või koolinõunik oli üks ka ja seal oli veel paar, nii et see oli ju niisugune, et tuli palju ettekandeid. Kui me tuleme nüüd 40 aastase sündmuse juurde, kas sa kohtasid Habermanni kunagi 30 aastast? Ülikooli ajast ma mõtlen. Jah, mitte... Aga sa oled isiklikult seda kohtanud? Mina olen, jah, mis mulje ta siis jättis? Ei, aga ta oli ju, ütleme nii, tema oli ju Riikoja assistent ja seda tähendab oma asja ta nii nagu seal tundis. Aga nüüd, mina ei ole tema nii, ütleme, et mina olen teda õieti nii nagu näinud sellel hilisemal ajal. Võiks ütelda, et kui see nüüd oli juba enamlast, see uus. Aga mind huvitas, mis mees ta vabariga? Ei, no tema oli nii nagu, võiks ütelda, et ta oli ülikooli assistent Riikoja juures, aga ta võis, tähendab seda, see on ju nii... Ja, kuidas ta käitus, oli ta sellel tagasoidlik või... Tagasoidlik ta vist väga ei olnud, tema oli nii nagu, ütleme, radikaalne ja oma asja ja tähendab selles asjas... See oli juba vabariga? Jah, ei, see oli, aga ta muidugi töötas ja ta tähendab ikka nii, et ega ta oma ala, ma arvan, et ta tundis, aga temal oli siis, ma ei olnud sel ajal üldse, mina astusin Raimlasse sel ajal, kui Habermann oli lahkunud. Ja siis oli see lugu läbi või? Jah, nii et seal oli, aga sellest on, kui ma Kanadas olin, siis olid nad muidugi need, kes seal mõned olid osaliselt sel ajal nurklik ja teised need nii nagu keelst, tähendab nii, et temal ja tema nagu need jutud, ega ütleme, et tema kuulus, aga et ta parteisse astus ta päris hilja, ei ta ei olnud ka mitte tähendab sellel, nii et nendel oli mingisugune niisugune ühing, kus nad avalikult võisid nii nagu marksismist kõnelda ja rääkida see. Tuleme siis 40 aasta sündmuste juurde. Kui sa räägiks natuke, mis sina nägid Tallinnas nendest sündmustest nii-öelda oma silmaga? Mitte, mis sa oled lugenud lehtest, vaid juunisündmused, juuli ja augusti. Ja, seda ei tea, niisugust asja kirjeldus minul on ainult... Mida sa oma silmaga nägid? Või näinud üldse midagi? Ja, ega ütleme, et... 21. juulil või millal see demonstratsioon oli ja siis, kui see esimene ülevõtmine oli? Juunil, 21. juunil, jah. Kas sa seda nägid? Vabadusväljakul? Siis, kui mindi Tartu ja Vares valitsus tehti? Ma ei ole kindel, kas ma seda, aga mina arvan, tähendab, et ma olin haridusministeeriumis, tähendab, ja hommikul ma läksin Vabaduse platsile
ja siis ma sain, seal oli üks teine, ta oli vanem kui minu, tema oli omal ajal Peterburis sel ajal olnud, kui Peterburis eestlaste rongikäiku tegi ja siis kui teist ajal näinud teist. Ja siis me seisime seal umbes Pärnu maantee alguses, siis oli sinna, seal vastas on üks kirik on ja siis tuleb teisel... Kaarli kirik, see 2 torniga või Jaani kirik? Ei, Kaarli kirik on kaugemal. Jaani kirik. Aga see võis, jah, ja seal juures oli siis nii üks, seal kaugel see tuli, sellest on kirjutatud, seal oli siis üks veoauto ja selle ümber oli see, aga siis ei olnud, mitte kuigi palju oli, aga siis seal see, mis läks nüüd, kas Harju tänav või mis läheb sinna, kus see mitte Kultas on ju seal... Harju tänav läheb sealt Niguliste kiriku. Just, Harju tänava pool, seal oli üks tank ja selle tanki kõrval kõndisid siis mõned Vene ohvitser või aga see oli kaugel, tähendab Venega. Ja siis oli mingisugune, see nimi on lehtedes või on kirjutatud seal, üks, kes pärast kõneles läks sinna tähendab platvormi peale, siis kui ta sinna kovis, siis me läksime nii nagu tõmbasime tagasi, aga... Rohkem tanki ja sõjaväelisi sai näinud? Ei, tähendab, nii nagu ütled, kui seal rohkem, seal sel ajal oli nii nagu üsna õre, aga nüüd nii nagu kõndisid ja siis oli nii nagu väike salgakene selle auto ümber ja me vaatasime ja siis oli just see, nii et see Truu rääkis mulle oma, nii et kuidas siis see Peterburis oli olnud ja me vaatasime ja siis me pöörasime mõlemad, tema oli ka, tähendab, läksime nii nagu töökohtadele tagasi. Aga nüüd ma ei tea, kas see oli samal päeval või kui see tähendab Päts kõneles. Tähendab, see võis... Kõneles Kadriorus? Kadriorus, jah. See oli samal päeval, rongikäik pärast Kadriorgu. See oli siis, kui nad vangid vabaks pärast murdsid ja kõik. Nad käisid ju Toompeal ja see on kõik samal päeval. Seal olin, siis ma läksin... Olite seal? Mina läksin sinna värava juurde, mis läheb... Ei, ma tahtsin vaadata lihtsalt. Ja siis nii, et ma seda nägin eemalt ja seal oli üks noorem leitnant oli, keda ma tundsin, oli tähendab Kadene pärav, aga tema oli küll, aga tema ei olnud nii nagu seal, aga mina ei olnud, need väravad olid kinni, tähendab sealt. Rahvad oli sees või? Jah, ei, tähendab sealt tulid eest, aga seal siis nii nagu pärast... Oli seal palju nimelt? Jaa, palju, ma ei julge nii, et see värava taga, seal oli üsna hulk ikka. Nad läksid pärast... Ei, need ei olnud need, kes seal värava taga, need ei saanud, sest see sissetulek tuli kuskilt mujalt. Aha, need demonstrandid tuli siis... Jah, aga nad ei tulnud mitte seda, tähendab eest, aga need, kust nad tulid ja nüüd mina ei näinud rohkem mitte nii nagu seal balkoni, ütleme, see on see pildimulje, mis pärast, aga ma nägin nüüd eemalt seda. No mida sa nägid? Ei, no see oli, tähendab, see balkoni, jah. Tähendab, see oli, aga ega mida, et sealt nii, sealt mida, jah, no seda, seal võib ära segada, ma ei julge seda mitte ütelda, ma seda kuulsin, sest seda mängitakse ju nüüd igalt poolt raadiost, mis ta ütles ja... Ta ei saanud palju ütelda, tal karjate vahel. Jah, aga ta natuke aega seisis muidugi. Aga see oli nii, et ma... Kas oli seal mulje, et seal oli palju demonstrante või oli suhteliselt vähe? Ei, no neukust üldega sealt neukust suurt avarust ei ole. Kas sa sommusauto siis nägid? Venelased? Ei, seda ma seal ei näe, kui need olid kuskil, siis võis teada, sest vaevalt need, seal ees ma ei näinud mida, et tähendab see, kui see oleks olnud, see pidi siis olema nii nagu... Aga Vene sõjaväest oli, siis ma olen ühe pildi peal näinud veoauto, kus Vene sõdurid on peal, kiivritega. Jaa, ei, no ega seda nad ei saanud, sest see nii nagu see Vabaduse platsil, seal oli ju klaar. Kas sa nägid neid seal Kadriorus ka? Ise nägid? Ei, ma ei julge mitte ütelda, seal oli see väravad peeti kinni, sealt, kus mina olin, ja ma ei tahtnud seal, ma ei mäleta, ma ei tahtnud vist üldse, ma vaatasin seda ja siis kas ma selle poisiga rääkisin seal mõne sõna või, aga see oli nii, et siis ma kõndisin. Ära. Mis sa siis edasise sündmustes nägid? Jah, ega ma nii nagu võib ütelda, et ega see kõike neid asju kuulis rohkem eemalt, kes oli sest sa töökoha peal oli ju nii nagu... Kas sa valimistes osa võtsid? Mis oli 14. juuli, siis kui see punane parem? Jaa, ma ei mäleta, ma mäletan seda, et need oli, see on hoopis teised asjad, mis seal olid, tähendab, et ministeeriumis anti ka ju käsk
tähendab, et need pidid olema nii, et selle haridus, mitte hääletada, see ei olnud, sa pead abiks olema nii nagu rahvale, tähendab, ütleme, ja meie haridusministeeriumi kätte või anti siis see, Luteri seal piirkonnast, ütleme, mõned tänavad ja seal olid siis niisugused mehed kõik nagu, ütleme, direktorid ja kõik tähendab seal pandi, tähendab, oli niisugune grupp ja siis seal oli valimisi läbi korraldada. Ja ei, see oli jah sedasi, et seal oli kohustus ju siis, et pidid knakkama, tähendab, kui palju käisid, tähendab, igal ühel anti sulle midagi, ütleme, anti sulle need kuskil tänaval anti teatud korterid või propagandat teades. Jah, see oli nii, nagu see pidi hoolitsema seda, et kõik, et esiteks käisid knakasid ja ütles, et nüüd kas on hääletajad, kui ei ole, siis, et tuleb, see oli üldine instruktsioon, mis anti ja siis, kui tead